Ja mäng on alanud. Elva alustab kindlasti selline põhiküsimuse võti, jah, kaitsmine küll, aga nii, näeme nüüd. Saab uuesti jooksma. Ja saab ilusti löögile, 7 lööb üle, ei tea, kas siin puude oli, aga jah, oli. Jalapuude näitab nurgalööki, et ja tuleb pea peale väravasse, nii. Siit selle nurgalt, minu nurgalt jäigi nägemata, kes siin selle peapuute tegi, aga 7. minutil Elva on läinud 1-0 juhtima. Nurgalöögi andis Kisand, vaatame, kas me näeme kordust ka kohe. Tundus see sinna mina jah, vaatan siin, mul on siin ekraan ka, aga ma vaatan siin peamiselt otsemängu, nii et Elva ja Flora hooaja esimest kohtumist, mis oli siis Elva jaoks esimene meistriliiga kohtumine üldse, siis ja see peale löök otse väravaile. Ja kaitsesse selline ohtlik moment, sealt võib peale löök ja väravasse. Siin nüüd Elva poolt oli küll väga halb lahti mängimine, et seis 1-1. Vaatame korduses ka selle momendi ära. Ja siin kohe esimesse kaitse. Pall kastis. Saab sealt peale löögi sooritada 22 Liis Hell. Laarida seda palli. Tuleb enam-vähem penalti punktile seal. Üritas jah mööda maad kõigepealt Matson ja üks värav siis ja Elval kui standardist ja vastuvärav. Ütleme siis ja korra oli Jüri selle käest ära läinud. Nüüd trahvikasti joonele ja lööb ja otse esimesse nurka siiski. Loodeti sellisele, vaatame nüüd olukorda. Ja tugev löök, aga üle värava, mida esimesel poolel väga ei näinud. Ja Hütsile väravad pikalt väljas ja Hütsi saab selle palli ja tõmmatakse maha ja nii. Vaatame, käsi läheb taskusse värava kohtunikul loomulikult ja punane ja Liimetsa mäng on tänaseks lõppenud. Paraku, et number 4 Ema-Sofia Pets Viimsi poole pealt siis. Ja tugev löök sinna värav ette. Elva mängija klaarib selle, aga rünnak jätkub ja tugev löök ja mängijate vahelt posti kõrvale. Viimsi on läinud nurgalöögi jätku olukorrast 2-1 juhtima. Vaatasin otse seda väravat kohe. Tugevat pommi siin proovitakse latti all ja läheb vastu latti. Kaitses nad väga suurt jõududega hetkel ei ole. Ja Pahile pea peale. Kisand. Värav ette peaga ja lüüaks ära ja Elva viimastel minutitel 2-2 viik. Vaatame, palju nüüd siin veel mängida on jäänud. Minut pakun maksimaalselt. Ütleme, väga analoogne värav. Annab siin kohtunik nüüd lõpuvile 2-2, milline dramaatiline lõpp siis Viimsi jaoks ja noh. Minuga on siin Elva ka üks kaptenitest, siis ütleme Kaisa Kamenik number 4. Näost on näha kohe, et mängu tulemus rõõmustas sind, et 2 ühesugust väravat. Tegite täna midagi teistmoodi ka Viimsi vastu? Tegelikult ei teinud, et me samamoodi üritasime leida hea tasakaalu madala kaitseploki vahel ja kõrge pressi vahel.
et otseselt midagi teistmoodi ei teinud kui eelmised mängud. Pean küsima siis ka kaitse poole pealt, et vastaste üks selline tugeva suur ründaja Penda Pah, et kas tema vastu oli ka mingi eriline taktika üles ehitatud? Ei olnud, me lihtsalt teame, kuidas ta mängib, me teadsime, et Viimsi kindlasti otsib teda kastis, sest ta on standardides väga ohtlik, ta on väga pikk ja on väga palju väravaid löönud ka. Ja siis küsiks nüüd selle hooaja lõpu kohta, et mingil hetkel, ma ei tea, kas teile öeldi, et olete põhimõtteliselt läinud üleminekumängudele, siis selgus, et tegelikult üleminekumäng ei tule, olete just nagu ilma mängudeta 1. oktoobrist ja siis selgus, et saate edasi mängida ja jääda ka liigasse püsima, et kuidas see moraalselt mõjus? Ma pakun, et võib-olla selline kergendusega. Jah, selles mõttes, et kui see uudis tuli, et võib-olla üleminekumäng ei olegi, et meil on oktoobris viimane mäng, siis see oli küll alguses ehmatus, et mis mõttes oktoobris võib-olla saab liiga läbi, et me tahame ju veel mängida. Aga ma arvan, et viimased mängud ongi, et me saame pingevabalt mängida, et meil otseselt midagi kaalul ei ole, me saame järgmine aasta ka naiste meistriliigas olla ja võib-olla me teemegi mõnda asja julgemat või enesekindlamat või saamegi tegelikult palju rohkem kordusi ja proovida ja harjutada uueks soojaks siis. Et ühesõnaga võistkond on järgmiseks soojaks kindlasti paremini valmis kui selleks? Kindlasti jah, sest me oleme saanud väga palju kogemusi ja meil on veel mäng ees, kus me saame veel kogemusi. Minuga on nüüd siin Viimsi esimene abitreener Hannes Värs. Ma ei oskagi kuidagi alustada, et selline dramaatiline lõpp, et oli küll siin punase kaardi olukord, võtsite mängu üle, saite ette, aga jalgpallis juhtub. Aga kas vaadates, et siin Elvaga ka nende kodus üks mäng jäi 2-1, et kas Elva on kuidagi lihtsalt ebamugav vastane teile? Jaa, võib öelda, et Elva on mõnes mõttes ebamugav vastane. Ka üldiselt võistkonnad, kes suudavad väga organiseeritult mängida oma madalas kaitseblokis ja hoida need ruumid seal väga kompaktsena ja koos, ei ole lihtne selle vastu toimetada. Ja täna sai Elva väga hästi tegelikult nende ülesannetega hakkama, et isegi 2 väravat, mõlemad, mis me lõime, olid kauglöögid, et sellist ruumi seal kaitseliini ees ja sööte kaitseliini taha oli väga keeruline täna leida. Jah, mainisin ka siin Elva mängijale Penda Pahi, et tema oli täna natukene mängust väljas, et kas ei olnud lihtsalt seal hea päev tipus või suutis Elva midagi tema vastu erakordselt korda saata? Ei, Pendale mul ei ole mitte midagi ette heita selle koha pealt, et see, mida me tahtsime mängust tema käest saada, kindlasti leidsime üles, seda mängis meil terve teise poolajaga mitte enam tipuründaja positsioonil, vaid tegelikult alumise keskpooliku koha peal tahtsime kasutada ära tema oskust just palliga mängida, leida keskväljal selliseid kombineerimisi, sööte. Ma arvan, et sellega ta sai selles mõttes hakkama ka ja mõned olukorrad, mis kastis seal tsenderduste pealt tekkisid, kust tal õnnestus ka peaga löögile saada. Paremal päeval kindlasti ta lööb 3 momendist 1 kindlasti sisse. Täna võib-olla see siis selline viimane punkt jäi nagu selle poole pealt panemata, aga iga päev kõik ei saagi väravasse minna. Nüüd siis ma saan aru, järele jäänud eesmärk on kahtlemata medal. Ja siin algab siis Tabasaluga 3-mänguline lõpuspurt, millest teil on, ütleme, 0,1 sekundit eelist omavahelistes mängudes. Et ega siin vist ei olegi rohkem küsida, kui te lähete neid mänge kõiki võitma. Ja kindlasti nendest mängudest me tahame saada endale 3 punkti ja nagu sa mainisid, see on selline lõpuspurt, mis on selle pika hooaja lõpusirgel, et eks lõpuks oleneb see, kes on mängudes värskem, kes suudab mängude vahel paremini ära taastuda ja endast sellel mängupäeval siis võimalikult palju nagu kätte saada ka, aga meie kindlasti tahame mängudest saada 3 punkti. Eks me näeme, kuidas see õnnestub meil ja kuidas see õnnestub Tabasalul.